tere! Tere, armas! Olen Triinu Sirge, olen heaolu looja, terviklikkuse mentor ja täna kesksuvel teen mõnusa ajatu kaardi lugemise, mida näitab sinule aeg, mida näitavad järgmised 6 kuud. Meil on siin laual südasuvine küllus, õitsev lavendel, kummel, roos ja vaatame siis, millised teemad on antud hetkel aktuaalsed. See on ühislugemine, võta siit see, mis sind kõnetab, mis on sulle oluline, sa tunned selle kindlasti ära, sa saad aru, mis on sinu ja see on see looming, mida hetkel jagan, mida läbi minu tahavad kõrgemad jõud öelda ja see hetk on selline, et alustame. Nii, esimesena vaatame taimekaardide pakist, mis on indikaator sõnum, mis on sinu järgneva 6 kuu põhiteema. Vau, nii äge, meil on laual lavendel ja välja tuli lavendlikaart ehk ma ei valinud lavendlit siia lauale põhjuseta, vaid see on täiega toetav teema. Lavendel räägib meile suhtlemisest ja rahust. Rahust iseendas ja suhtlemisest iseendaga. Kuidas me näeme iseennast, milline on meie minapilt? Kas see minapilt räägib meile õigust, kui me vaatame peeglisse? Kas me näeme ennast sealt peeglist täpselt sellena, kellena me näeme või me näeme ennast sealt peeglist sellisena, nagu me tahame näha, aga me päriselt ei ole selline? Et see suhtlus iseendaga, armastav suhtlus iseendaga ja järgmised 6 kuud sa harjutad seda suhtlust iseendaga, sa õpid iseenda armastamist, iseenda toetamist parimal võimalikul viisil, mis on sinu jaoks õige ja lavendel ükskõik mis kujul toetab sind, samuti toetab sind lilla värv ja roheline värv ka. Et kui me vaatame seda lavendli õisikut siin, see lõhnab muideks imeliselt, ma eile korjasin need värskelt ja see lavendli õisik on selline, kus on väga palju pisikesi õisi on siin küljes ja need õied, pisikesed kroonlehed räägivad meile sellest, et meil on väga palju erinevaid tahkusid ja need erinevad tahud on vaja läbi vaadata selle aja jooksul. Sa oled ilmselt alustanud seda läbivaatamist ja oled oma teekonnal, kus saab ainult paremaks minna. Sa oled jõudnud juba teatud etappi enda sees, enda asjade vaatamisega, et sa tead, et siit saab ainult paremaks minna ja sa oled jõudnud nagu sügavamatesse kihtidesse iseendas, mis annavad sulle kindlustunnet ja jõudu ja teadmist ja oskust, kuidas edasi liikuda.
ja kuna sa oled jõudnud väga sügavale, siis see protsess järgmise 6 kuu jooksul vajab rahu, vajab aega, vajab toetust ja sa saad ise olla iseenda parim toetaja. Ja väljendades iseennast selgelt, väljendades enda tundeid ja mõtteid täpselt nii, nagu sa tunned ja mõtled, mitte selliselt võltsilt ega selliselt, ma jõuan selle sama mina pildi juurde, ehk kui sa vaatad peeglisse, siis sa näed iseennast ehedalt ja ausalt. See peegelpilt ei pruugi olla kõige ilusam. See peegelpilt võib olla lausa valus, aga see oled sina. Ja kui sa näed, et see peegelpilt seal ei meeldi sulle, siis sul on aeg muuta iseennast. Nii seesmiselt kui välimiselt, kuidas sa ise tahad, mis sind häirib. Nii et praegu on parim aeg alustada sellega. Ma ütlesin, et sa tegelikult oled juba algust teinud. Praegu on parim aeg, et liikuda edasi ja jätkata selle kõigega, mida sa oled juba teinud iseenda heaks ja valida neid asju, mis sind järjest enam ja enam kasvatavad, järjest enam ja enam toetavad. Ja see suhtlus ja väljendamine on siin hästi oluline, sest väljenda ennast selgelt ja väljenda ennast vabalt ja väljenda ennast täpselt sellisena, nagu sa oled, et kõik need nagu võltskihid ja maskid, need ei ole enam vajalikud. Ole sina ise, kes sa päriselt oled. Ja see nõuab julgust. See on raske, see on valus. See ei ole niisama lihtne. Aga see on seda väärt. Sellel teekonnal vajad sa armastust, mida sa saad ise endale pakkuda. Sa vajad toetust ja rahu. Nii et see järgnev periood on selline, kus sa saad liikuda veel enam tõelise iseenda suunas ja see aitab sind hästi palju edasi, sest kui sa ise oled iseendaga heas suhtes, siis ka kõik muud suhted sinu välimaailmas, väljaspool maailmaga on rahumeelsed ja head ja kasulikud kõigile. Nii et võta lavendel endale selleks järgmiseks 6 kuuks toetavaks taimeks, kasuta teda teena, nuusuta eeterlikku õli, kasuta eeterlikku õli näiteks enda nahal, hinga sisse seda, see vabastab hästi palju sinuga seotud hirmusid, mis on su sees olemas, mis räägivad sellest, et sa ei ole olnud sina ise, vaid oled tahtnud olla keegi teine. Ja see lavendel rahulikult, tasapisi, kuid siiski tugevalt lahustab seda hirmu, mida sa oled tundnud või mis on alateadlikult sul ja see eneseväärtus tõuseb, sa saad läbi selle hakata kasvatama enda eneseväärtust ja jõuad selle mina pildini, kes sa päriselt oled ja see on kõik väga oluline teekond. Panen selle siia ja liigume siit edasi, vaatame järgmised 6 kuud. Võtan siit järgmised 6 kaarti. Väga huvitav, kõik kaardid tulevad teistpidi, täiega teistpidi. See on väga huvitav. Tundub, et nagu järgmisel 6 kuul see teekond
see sisemine teekond, suhtlus ja rahu ja see teekond see pöörab su maailma nagu totaalselt teistpidi, nagu igas mõttes, et see täiesti teine vaatenurk tekib asjadest. Et ma võtsin 5 kaarti ja ma võtan 6. kaardi ka ja see tuleb ka nagu teistpidi. Et kõik senised uskumused, mis sul on olnud iseenda suhtes, need, sa pöörad kuidagi kõik need ringi ja see käib nagu kõikide valdkondade kohta sinu elus, see käib töö kohta, see käib suhete kohta, see käib sinu kõrgema mina kontakti kohta. See nagu kõik uskumused või mingid asjad pööratakse täiesti ümber, et sul on nagu mingi totaalselt uus ajajärk algamas, kui sa julged vaadata iseendasse ja kui sa julged vaadata iseendasse ja näed seda uut iseennast uue nurga alt. Et esimeses kuus on lilla värv väga tugevalt esindatud, et mulle tundub, et esimesel kuul on see protsess väga jõuline, kõrgemalt toetatud, kõrgem teadlikkus, sa oled nagu 2 maailma vahel, aga see koht on nüüd selline, et see sinu teadlikkus kasvab ja see on väga viljakas, sa saad alustada paljude uute asjadega ja need uued asjad on hoopis uue sina pealt loodud, et kui me vaatame tervikuna seda, siis siin on palju töö ja rahaga seotud küsimusi ja loominguga seotud küsimusi, mis ütleb, et töö on sinu jaoks oluline ja sa saad luua enda ellu kõike ise ja sa saad luua endale meelepärase viljaka töö ja nautida seda tööd ja loomingut, mida sa teed ja see kõik on väga edukas, sest sa oled seda teinud ehedast vaatenurgast, eheda iseendana rahulikus tempos, et kiirustada ei maksa, et ajaliselt näitab, et see ongi kõik rahulik päev-päevalt, samm-sammult, nagu see tsükkel liigub loomulikult, loomupäraselt, sa ei saa kuidagi sundida ennast kiirustama ega mingeid kiireid tulemusi siin sa kohe ei näe, aga see tsükkel liigub edasi ja järgmisel kuul on uus töö tegemise periood, et esimesel kuul sa vaatad iseendasse, leiad selle uue mina, leiad selle uue osa, tervendad enda mina pilti, saad minna peegli ette ja saad kinnitada endale, et see on uus mina olen sina, sina oled mina. Ja järgmisel kuul on tugevalt tegemise protsess, sa tegutsed, sa tahad teha asju, sa realiseerid enda ideid, sa lood, sa jõuad, sul on energiat ja tahtmist ja asjad edenevad väga jõudsalt. 3. kuul tekib olukord, kus sinu mõtted tulevad jälle nagu natuke tagasi hoidma, et sellised mõistuse küsimused, kas see on ikka õige ja kas see on see, mis ma ikka päriselt tegema peaksin ja kas
kas nagu see ikkagi on see või ma olen valel teel või ma olen ikka õigel teel, et sellised kahtlused tekivad sinu sisse ja see on täiesti loomulik, sa oled alustanud mingit uut protsessi, sa oled võtnud energia ja aja ja tegutsenud ja siis tekivadki küsimused, et kas see kõik on ikka õige, et kas see on ikka päris mina, et siin on nagu see mõistuse mäng, et usu iseendasse ja jätka oma teekonda, usu ja jätka, sest kõiksugused valed, mis olid ja sellised kavalused ja mängud, mis varem olid sellel 3. kuul, need maskid langevad, et kui sa usud piisavalt iseendasse, säilitad rahu ja oled ühenduses iseendaga, siis sa saad aru, et sul on juba 2 mõõka tugevalt maa sisse löödud ja sa oled kinnitanud kanda ja sa saad väga edukalt edasi liikuda. Kuu number 4 ütleb seda, et sa oled õigel teel, sa oled jõudnud sellesse heaolusse, küllusesse, materiaalselt kindlasse positsiooni, sa tunned iseennast, iseenda kehas kindlalt. See kogu teekond võib olla seotud ka spordiga. Nii et see kogu teekond võib olla seotud spordiga, kehaga ja nagu ma enne ütlesin, siis võib see olla seotud nii sinu sisemise kui välimise minapildiga ja sellel 4. kuul sa märkad just seda välist minapilti, et milline kaunitar sa tegelikult oled, et seal võivad olla teatud raskused, aga need raskused sa ületad ja sa näed seda, hüppad nagu kergusega sellest kõigest läbi ja järgmine kuu, 5. kuu on jälle kuninganna energia, mis ütleb, et see kroon on sul peas kindlalt ja see teekond on olnud seda igat sammu väärt, sest sa naudid seda, kuhu sa oled jõudnud ja see tarkus ja teadmine ja kavalus, kõik, mis sa oled teinud, et see on tase ja see on sinu uus tase, sinu minapildi uus tase ja see on väga-väga äge ja sa tunned ennast tõelise kuningannana, tõelise jumalannana, et iga kuu järjest paremaks läheb ja 6. kuul sa näed tõeliselt, kuidas sa saad enda töövilju nautida, et see, mida sa kastsid, see, mida sa toitsid sinu sees, sinu väljas, kõik kasvab, õitseb, lokkab, nagu praegu siin see südasuvine loodus meil, et kõik on rahul, sina oled rahul ja sinu lähikondsed on rahul kõige olustikuga, et hästi uus energia, hästi uus sina, selle lugemise nimi ongi uus sina järgmise 6 kuu jooksul, et väga toetatud teekond. Võtame siia juurde kaardid, mis tulevad armastuse kaardipakist, et mis armastuse kaardipakist esimesele kuule tuleb.
tuleb hingeküpsus, et see liikuma hakkamine selle iseenda suunas, selle mäetipu suunas, selle päris iseenda suunas näitab terviklikkust ja näitab hingeküpsust, et see, ma ütlesin, et sa oled juba poolel teel, sa oled juba palju vaeva näinud ja siit edasi saab ainult paremaks minna, et hästi värviline, ilus teekond ja nagu näed, siin see lilla värv on kõige kõrgemal, et lilla värv toetab sind täiega sinna tippu jõudmaks ja nähtavaks saamaks, sest kui me jõuame tippu, siis tipus me oleme nähtavad, me ise näeme kaugele ja meid nähakse tegelikult, et see on see hirm, millest on vaja üle astuda, läbi minna, see hirm, mis takistab sind ja sinu nähtavaks saamist päris iseendana, et see kõik on väga ilus teekond. Nii, võtame siit sisemise lapse kaardipakist kaardi ja siin näitab number 2 kaardile toetuseks, number 2 kuule, et kui sa teekonda alustasid, siis on vaja vaadata sissepoole, et ühenda ennast sisemise lapsega. See 6 kuu teekond on paljuski ka sisemise lapse tervendus. On aeg ühenduda enda sisemise lapsega ja vaadata, kas tema on sinu sees rahulolev, kas temal on kõik korras, kas tema on õnnelik, kas tal on kõik hästi ja kui kõik ei ole, siis tervenda seda ja siin on ka näha seda lille siin kaardis ja lillat värvi, et see on nagu hästi hoitud teekond, et see tervenemine sellel järgmisel 6 kuul on hästi hoitud, hästi toetatud ja toetatud just ka kõrgemal tasandil. Võtan juurde siit veel ühe kaardi ja sinu süda tänab ja jälle tuleb selline lillades toonides kaart, et see on loyal heart ehk lojaalne süda, number 35. Lojaalne süda tähendab seda, et sa ise oled lojaalne iseendale ja lojaalsuses on see võti, et sul ei ole vaja tegelikult kedagi teist armastada kui ainult peale iseenda ja kui sa armastad iseennast, siis sa saad seda päris armastust kiirata välja kõikidele teistele, et siin ongi väga ilusad targad öökullid, vaatavad üksteisele otsa, neil on kroon peas, nagu ka siin on 2 kuningannat mängus ja see üksteisele otsa vaatamine on see, millest ma täna olen rääkinud, see iseendale peeglisse vaatamine, iseendasse vaatamine armastusega, et tuletan meelde, et lavendel kutsub sind rahulikus tempos, rahulikult, rahustavalt ja tasapisi step by step vaatama iseendasse, iseenda sisse. Ja siit edasi liigume. See annab sulle pühendumise, kui 4. kuul siis siin tuligi number 4, jällegi lillad toonid, kõik kinnitab eelnevalt räägitud, see sisemine vesiroos saab särada, saab hakata õitsele sinu sees, kui sa valid iseennast, vaatad enda minapilti, vaatad iseennast tervikuna ja see pühendumus on see, mis viib sind edasi
ja see pühendumus on selline, et see muutub sinu jaoks nagu harjumuseks või täiesti nagu loomulikuks elu osaks, et sa teed seda sisemist tööd iseendaga, vaatad enda sisse, tervendad enda lapsepõlve ja sisemist last. See on selline pühendumus, mis on nagu selline sinu osa ja see on väga toetatud. Nii, veel siis üks kaart siit poolt. Ja see on korralik seiklus, et ole valmis seiklusteks, et siin on väga palju näha ka sellist tähti ja kuud, et siin on tähed ja kuu, siin on tähed ja kuu, siin on tähed ja kuu, et ja esimeses kaardis ka, et see on korralik seiklus ja see annab sulle nagu täiega tiivad, et see seiklus on nagu hästi maagiline, jällegi lilla värv siin särab taevapiiril, hästi maagiline, kõrgemalt toetatud ja täna on see päev proovida alustada seda iseendasse vaatamist, iseenda minapildi vaatamist ja iseendasse uskumist, et ma olen seda kõike väärt, ma olen seda ilusat elu väärt, ma naudin seda kõike, ma suudan seda nautida ja see on täiega minu teekond. Ja siit 6. kuusse siis lisakaart, et siin võib tekkida üles see küsimus, et miks ma seda teen ja kuidas edasi ja see küsimus tekib siis, kui sa ei usu iseendasse. Nii et miks kõik see on vajalik, sa saad selle ise teada, vastuse saad iseenda seest ja võid lugeda ka raamatuid ja raamatutest saad mingisugust lisatoetust. On näiteks sisemise lapse teekonna raamat, kus on väga head praktilised harjutused sisemise lapse toetuseks ja tervenduseks ja ma ütlen, et kui sa nagu seda enda kogemusest ja praktikast lähtuvalt ütlen, et kui sa nagu seda sisemise lapse tööd iseendaga ära ei tee, siis sul ei ole seda adekvaatset minapilti sinust endast, sest seal on ikkagi väga palju traumasid ja selliseid valukohti meie sees kinni ja see sisemise lapse töö on see just, miks sa peaksid selle teekonna ette võtma, vaatama endasse, vaatama enda minapilti, hindama enda elu ümber. Tõenäoliselt see on nagu kaasnev protsess, kuna kõik need kaardid alguses tulid meil teistpidi, mis tähendabki seda, et vaatenurk on totaalselt sul muutunud ja sa saad iseendas selgust ja sa saad iseendas rahu, et esimene kaart oli lavendel ja rahukaart, et kui sa veel küsid, miks, siis siin ei ole kahtlustki, et see on sinu järgmise 6 kuu tervenemistsükkel, iseendasse vaatamise tsükkel ja see tsükkel toob sulle palju edu ja siia lõppu siis üks selline maagiline kaardipakk teadvustasandite kaartidest, et mis siit tuleb. Vau, selline vikerkaar peegeldus jällegi, siin on üks vikerkaarne kolmnurk ja teine vikerkaare kolmnurk ja ümbritsetud on see ilusa rohelise metsaga. Vaatame, mis on selle sõnum. Sõnum on taassünni teadvustasand ja sinu sõnumiks sellest kaardist ongi ja sellest kogu lugemisest ongi see, et see on taassünni tsükkel.
taassünd on see, mida sa selle protsessiga teed ja see taassünd on see, kelleks sa siia maailma tulid, mida sa siia tegema tulid ja kellena seda elu kogema, et sa jõuad tagasi iseendasse, iseenda juurde, päris selge iseenda ja iseenda minapildini, et see taassünd on väga ilus, tere tulemast uude maailma, lähene uue nurga alt. Ja see kinnitab kõike seda siin, et sul ongi maailma vaja vaadata nüüd uue nurga alt ja mina näen siin kaardil veel kauneid südameid ehk sellist armastust ja iseenda armastamist sellel teekonnal on väga palju ja see peaks olema meie elu osa nagu siin nendes sõnumites näha. Nii et kui sul on küsimusi, kui sa oled probleemidega üksi, siis sa võid alati pöörduda minu poole. Ma toetan sind terviklikkuse mentorluse raames ja saame tegeleda ka sisemise lapse teemadega, kui sa valid seda ja need teemad sind kõnetavad. Selline üldine lugemine järgmiseks 6 kuuks sinu minapildi taassünd. See on väga uhke teekond, väga ilus teekond, rahulik teekond ja see muudab sind edukaks ja sa saad kooskõla ja rahu iseendaga ja see peegeldus, et elu võib hakata järgmisel 6 kuul sulle pakkuma igasuguseid uusi võimalusi, uusi peegeldusi, uusi värve ja see kõik on sinu enda vastutus, kas sa valid neid või sa ei vali neid, kas sa võtad need vastu või ei võta need vastu, et väga vinged järgmised 6 kuud on meil ees ootamas ja me kõik saame paremaks versiooniks iseendast ja see on üliäge. Nii et mina tänan toetuseks, siis ärge unustage lavendlit ja selle taime võluväge kasutada sellel teekonnal siis ükskõik mis kujul. Nii et selline see kaardi lugemine sai, ma ütlen veel lõppu, et sel korral see lugemine oli veidi takistustega, sellepärast, et mu video ei filminud teatuid kohti, aga ju siis oli nii, et igal juhul ma sain selle sõnumi teile siin edastatud, nii et aitäh!